Tere päevast, head aktsionärid ja tere tulemast TKM Grupp Aktsiaseltsi korralisele üldkoosolekule. On väga hea meel teid kõiki siin tervitada. Meil on tervelt kokku 26 000 aktsionäri ja vabandan et kõigil ei ole siin istekohti jagunud, sest see alati on natukene loterii, et kui palju inimesi tegelikult ka kohale tuleb. Minu nimi on Helen Tulve ja mina olen TKM Grupi õigusdirektor ja investorsuhete juht. Selleks, et tänane koosolek saaks toimuda, siis, ja juba ma unustasingi kõige tähtsama ära, alustame siiski tutvustusest, kes meie poolt siin täna on. Kõigepealt meie juhatuse esimees Raul Puussepp, finantsdirektor Marit Vooremäe, nõukogu esimees Jüri Käo, nõukogu liige Enn Kunila, nõukogu liige Kristo Anton, nõukogu liige Gunnar Kraft, meie turvaettevõtte juhatuse liige Sander Sasi, aktsiaselts Valde, aktsiaselts Viking Security juhatuse liige Tanner Tiitsar. Liigume edasi järgmisesse ritta. Meil on Kulinaaria OÜ juhatuse liige Andres Einver ja Kulinaaria tegevjuht Merje Kips. Meil on täna päevakorras audiitori volituste teema ja meil on kohal meie vastutava audiitori kandidaat Eva Jansen-Tiiner, Selver aktsiaseltsi juhatuse liige Kristi Lomp, meie vastavuskontrolli juht Liis Miller, meie tänaste võõrustajate Viking Motorsi juhatuse liige Raimo Koppel, meie autoettevõtete TKM autojuht Jüri Kuusk, Kaubamaja aktsiaseltsi juhatuse liige Erki Laugus, TKM Grupi turundusdirektor ja meie iluettevõtete juht Anneliis Ostov. Ja kui nüüd jäi keegi nimetamata, siis ma vabandan, aga liigume koosoleku korraga edasi. Selleks, et tänane koosolek saaks sujuvalt toimuda, on vaja valida juhataja ja protokollija. Nõukogu ja juhatuse ettepanekul olen mina käesoleva koosoleku juhataja ja protokollib Marit Vooremäe. Kui kellelgi on vastuväiteid, palun anda käega märku. Ei ole, ma tänan. Annan järgmiseks ülevaate sellest, kuidas me koosoleku oleme kokku kutsunud. Ja selleks me avaldasime börsiteates kutse 20. veebruaril ja päev hiljem, 21. veebruaril teatega Postimehes. Koosoleku dokumentidega on olnud võimalik siis tutvuda nii börsiteatena lisatult meie koduleheküljel ja küsimusi on saanud siis esitada nii meili teel, telefonitsi kui ka kirja teel. Ja seda õigust mõned aktsionärid ka kasutasid ja küsisid eelkõige korralduslikke küsimusi. Meie aktsionäridel on olnud võimalus hääletada ka enne koosolekut ja nende hääled loetakse täna siis kvoorumi hulka. Ja koosolekut kajastame üle veebiseminaril, mida siis on võimalik jälgida nii praegu reaalajas kui ka hiljem järgi vaadata. Sellest ma tuletan, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja sätetega kooskõlas. Väike teade ka isikuandmete töötlemise kohta. Aktsionäriks olemise, üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise käigus me töötleme isikuandmeid. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on TKM Grupp Aktsiaselts ja privaatsuspoliitikaga saate soovi korral täpsemalt tutvuda meie koduleheküljel. Tänast hääletustulemust ja aktsionäride registreerimist aitab meil korraldada ARS Corporate Services. Me kasutame hääletamiseks hääletuspilte. Ja siin on selline, nagu mulle öeldi, selline mõnus lihtne foorisüsteem, roheline, punane ja kollane, ehk roheline olen poolt, punane olen vastu ja kollane olen erapooletu. Ja iga päevakorrapunkti me hääletame eraldi ja kui tulemused on selgunud, siis ma kannan need teile ette ja teen teatavaks, kas otsus on vastu võetud või mitte. Lisaks tulevad meile veel ettekandmisele juhatuse esimehe ettekanne majandusaasta aruandest, 24. aasta olulisematest sündmustest ja lähiaastate suundadest.
ja samuti nõukogu aruanne. Ja aktsionäridel on võimalus esitada siis ka küsimusi, teeme seda palun peale päevakorra ammendumist. Ja kui teil on selliseid avaldusi, mida te soovite protokollitakse, siis nendest palun mulle teada anda kirjalikult. Järgmiseks on meil vaja selgeks teha, kas käesolev koosolek on ka otsustusvõimeline ja üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati siis 10. märtsi Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga. Ja tänane koosolek on otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole häältest ja ma näen, et meil on täna kokku esindatud 70,50% kõikidest häältest ja seega võib lugeda käesoleva koosoleku otsustusvõimeliseks. Liigume edasi päevakorra juurde ja nõukogu ja juhatuse ettepanekul on meil täna päevakorrapunkte 3. Esiteks TKM Grupp aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, teiseks kasumi jaatamine ja kolmandaks audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine. Kui vaadata äriseadustikku ja meie põhikirja, siis tänane koosolek sisuliselt seda päevakorda enam muuta ei saa ja sestap ma loen päevakorra kinnitatuks ja saamegi edasi liikuda selle kõige põnevama osa juurde ja siinkohal annan sõnajärje üle juhatuse esimehele Raul Puussepale. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid ja head kolleegid. Helen küll ütles, et kokkuvõtte majandusaasta aruandest, et majandusaasta aruanne ise on 156 lehekülge ja selle kokkuvõtte, sisuline kokkuvõtte läheks väga pikaks. Aga paarist olulisest asjast, et kõigepealt siis, kellest me üldse räägime, kui me räägime TKM Grupist. Et me räägime ühest suuremast Eesti jaekaubandusettevõttest, kellel on 93 kauplust, 151 000 ruutmeetrit kaubanduspinda, 4700 töötajat ja meie poodides tehakse aastas umbes 48 miljonit ostu. Et raporteerime börsile oma tulemustest 5 segmendis. Nendest siis korra edaspidi tuleb ka juttu. Ja vähetähtis ei ole ka see, et me oleme päris oluline maksumaksja. Me maksame aastas üle 80 miljoni makse ja nende sisse lähevad siis nii-öelda otsesed maksud, tulumaks ettevõtetelt, lisandkäibemaks, töötukindlustusmaks ja sotsiaalmaks. Ja kui me arvestame siia ka juurde need maksud, mida siis makstakse tulumaksuna meie töötajate palkadelt või need maksud, mida me aitame riigil kokku koguda, nagu käibemaks, et siis see maksusumma veel oluliselt suureneb. Rääkisin 5 segmendist, et kõige suurem segment on siis meie grupis supermarketide segment, Selver AS ja tema tütarettevõte Kulinaaria OÜ. Teisel kohal käibe mõttes, suuruselt teine mull, on autode segment, kus on siis Kia maaletooja, Kia auto ja kõikides Balti pealinnades jaemüügi diilerid. Et lisaks Kia maaletoomisele tegeleme ka Peugeot ja Škoda müügi ja teenindusega ja tegelikult ka kõigi teiste autode teenindusega. Kolmandas segmendis suuruselt on kaubamaja, aga mitte ainult kaubamaja, et sinna kuulub ka TKM Beauty ja TKM Beauty Eesti OÜ, kes tegelevad siis ILU kaupluste ketiga ja ilutoodete maaletoomisega. Lisaks selles segmendis raporteeritakse ka TKM Finants AS tulemusi. Tegemist on siis ettevõttega, kes on loodud meie jaeettevõtetele toetavate finantsteenuste pakkumiseks. Järgmine segment, kinnisvarasegment suuruse poolest, seal on meil 4 ettevõtet, on põhiliselt ikkagi fokuseeritud meie enda tarbeks kinnisvara haldamisele ja arendamisele, aga ka mitte päris ainult, et meil on ka päris hulka väliseid rentnikke. Turvasegment täna 2 ettevõttest on kasvanud Eesti suuruselt 3. turvaettevõtteks ja tegutseb päris mitmetes turvateenusega seotud tegevusvaldkondades. Lisaks ka siis Rävala parkla 50% osaldus. Et kui me räägime TKM Grupist, siis me räägime tegelikult kokku 20 ettevõttest.
Kui me räägime TKM Grupist, siis me räägime eestimaalastest, kus meie püsikliendi programmiga partnerkaart on hõivatud üle 740 000 inimese. Me räägime rohkem kui 26 000 aktsionärist, kellest ka 100 lähenev protsent koosneb Eesti inimestest ja ettevõtetest. Möödunud aasta müügitulu kokku meie ettevõtete peale konsolideeritult oli 944,6 miljonit ja suuruselt siis kõige suurema segmendi või kõige suurema osa andsid supermarketid 65%, teisel kohal 21% autokaubandus ja 11% kaubamaja. Kui me räägime puhaskasumist, mis möödunud aastal oli 27,5 miljonit, siis seal need esikolmik oli supermarketid, autokaubandus ja kinnisvara. Mis siis möödunud aastal, mida välja tuua? Alates sellest, et me selleks, et sellest 20 ettevõttest erinevatest ärisuundadest oleks võimalik paremini ja selgemini aru saada, muutsime me oma ärinime. Kui ennem oli ettevõtte nime, kes oli börsil Tallinna Kaubamaja Grupp, siis nüüd on ta TKM Grupp. Jätkasime suhteliselt keerulisel aastal, kus tarbijate kindlustunde oli rekordiliselt madal, majanduses keerulised ajad, geopoliitiliselt keerulised ajad, jätkasime lisaks oma tavalistele tegevustele ka arendustegevustega, tegime mitmeid suuri strateegilisi investeeringuid, mis on tulevikku suunatud ja kõige suurem neist kindlasti ongi logistikakeskuse valmimine Maardus. 2 uut Selverit ja Leedus hakkasime müüma Škodasid. Jätkasime kaubamaja arendust. Need kaubamaja maailmad on välja arvatud siis üks, mis lastemaailm läheb Tallinnas renoveerimisele sellel aastal, on saanud kõik tänaseks nüüd värske näo ja viimane neist oli Tartu kaubamaja toidumaailm, mis lõhuti lahti päris skeletini ja ehitati täiesti uue kontseptsiooniga üles. Ja ma arvan, me võime uhkusega öelda, et see on üks paremaid toidupoode kogu Eestis ja kindlasti kõige parem Lõuna-Eestis. Kaubamaja jõudis lõpule ka oma e-poe ehitamisega uuele platvormile ja lisatud said sinna ka uued maksevõimalused. Ka ilupoodide ketis renoveerimise tsükkel lõppes ja viimane neist oli Lõunakeskuse pood Tartus, mis sai viidud uuele kontseptsioonile. Siin on talvine pilt Viking Motorsi uuest keskusest Peetris. Kolisime aasta lõpus ja avasime selle aasta alguses uue Viking Motorsi esindusteeninduse ja müügisalongi. Aasta jooksul oli ka palju tegelikult mitmesuguseid tunnustusi, siia on välja toodud ainult üks, mis on võib-olla mõneti kõige erilisem ja see kuulus meie tütarettevõttele Kaubamaja AS, kes sai siis septembris maailma parima reklaamikampaania auhinna, mis, kui te mäletate, oli tehtud mõned hooajad tagasi AI abiga. 2025. aastal ehk siis käesoleval aastal meie prognoosi ka väga lihtsat ja kerget aastat, kindlasti tuleb ta ka siiruviiruline ja keeruline, aga me jätkame rahulikult oma tegevustega, jätkame oma investeeringutega, et supermarketite segmendis jätkame Selveri kaupluste keti laiendamisega, arendamisega, renoveerimisega, vähemalt üks kauplus on plaanis renoveerida. Autokaubanduses alustasime aasta lõpus Leedus Kias Škoda multibränd esinduse ehitust, mis on väga oluline investeering. Samamoodi on see ka kinnisvara segmendis oluline investeering või tegevus. Ja lisaks siis kinnisvara segment tegeleb ka jätkuvalt kõigi teiste kaupluse hoonete renoveerimise ja energiasäästlikkuse suurendamisega. Kaubamajas ma juba korra mainisin, et on plaanis siis lastemaailm renoveerida. Turvasegmendi suhtes oleme väga optimistlikud, et seal on mitmed ärisuunad suure potentsiaaliga ja on eesmärgiks neid laiendada ja kasumlikkust suurendada. Ja lisaks loomulikult siis meie püsikliendi programm, partnerprogramm kogu oma 744 000 osalejaga. Korraks enne veel dividendi ettepanekute juurde minemist, selle dividendi
maksete loogika või ajaloo kohta. Kõik on lugenud ilmselt, et meie selle aasta dividendi tegemise ettepanek üldkoosolekule on 65 senti aktsia kohta ja me oleme lähtunud siis oma senisest dividendipoliitikast, mis eelkõige võtab arvesse seda, kuidas meil on seni läinud möödunud perioodil, kuidas meil läheb praegu, millised on meie eesmärgid, eelarved, prognoosid ja millised on ettevõtete vajadused investeeringute ja arengute suhtes. Ja et see kõik oleks tehtud optimaalse kapitalistruktuuriga. Teiseks loomulikult arvestame me ka siis väärtpaberituru üldist kapitalitootlust ja kõikide siis aktsionäride võimalikku dividendi ootust. Ja kui vaadata korraks järgmisel slaidil, kui me eelmise aasta maksime 72 senti dividendi aktsia kohta, puhaskasumilt 37,4 miljonit, siis sel aastal 65 senti puhaskasumilt 27,4 miljonit, teeb tegelikult kogu makse suuruseks ligilähedaselt sama numbri, sest tulumaks dividendidelt lihtsalt on vahepeal tõusnud. Nii et raha, mis me tegelikult madalama kasumi pealt välja maksame, on suurusjärgult sama. Ja selle kohta minu lühike kokkuvõte lõpebki, et kui on huvi küsida küsimusi, ma olen olemas ja saame seda teha pärast päevakorra ammendamist. Ja ma annaks sõna nüüd nõukogu esimehele nõukogu aruandeks. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid, lugupeetud kolleegid. Minu roll siis iga aasta siin teha lühike nõukogu aruanne ja rääkida, mis siis nõukogu teinud on. Kõigepealt võib-olla alustuseks siis tutvustaks ka korra nõukogu liikmeid, kes siin täna koosolekul viibivad, et ma lihtsalt ei pea püsti tõusma, aga käiks üle, et meil nõukogu töötab samas koosseisus, meil 5-liikmeline nõukogu, Enn Kunila, Kristo Anton, Gunnar Kraft, Meelis Milder ja mina. Käime koos nii-öelda kord kuus, oleme pidanud siis eelmisel aastal 12 korralist koosolekut ja ühe erakorralise koosoleku, teostanud nii-öelda siis sellist klassikalist äriseaduses ette nähtud rolli, kus me teeme siis järelevalvet ja arutame siis ettevõtte strateegilisi plaane. Eelmine aasta oli tegelikult ettevõtte majanduskeskkond oli väga keeruline. Rõõm on siinkohal tõdeda, et kaubamaja TKM Grupp on saanud sellega nõukogu arvates hästi hakkama. Tahaks tunnustada meie ettevõtte juhte ja meie töötajaid, et see majandusolukord ja maksukeskkonna muutused on väga nii-öelda meie klienti häirinud. Meie kliendi nii-öelda kindlus on väga madal, eks ju, aga sellegi poolest grupp on saanud hästi hakkama ja tulemustega võib olla rahul. Investeerinud oleme, kes on rohkem jälginud siin aastaid, siis meie investeeringud on reeglina seal kuskil 35–40 miljoni euro vahel aastas ja samas graafikus me liigume ja ka eelmine aasta siis 36,6 miljonit eurot siis TKM Grupp investeeris. Ja majandusaasta aruanne on kõigile siin kättesaadav. Nõukogu on sellega läbi vaadanud ja nõukogu ettepanek siis üldkoosolekule on majandusaasta aruanne kinnitada. Et minul on sellega kõik räägitud, mis täna plaanis oli. Nii et kui pärast on küsimusi, siis võin ka vastata. Aitäh! Aitäh Raulile, aitäh Jürile. Me saame edasi liikuda nüüd juba konkreetselt päevakorrapunktide juurde. Ja esimeseks on TKM Grupp aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ja palungi teil nüüd hääletada esimest päevakorrapunkti ja seda alljärgnevas sõnastuses.
kinnitada TKM Grupp aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. aasta majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31. detsember 2024 on 706 686 000 eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 000 eurot ning puhaskasum 27 477 000 eurot. Palun hääletada. Ja aruande kinnitamiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Kui kellelgi on probleeme veel hääletamisega, palun anda käega märku. Ja ongi tulemused juba kohal. On hea meel tõdeda, et TKM Grupp aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud ja seda poolthäältega 28 575 281 ehk poolthääli anti 99,51% hääletanutest. Vastu anti 139 396 häält, mis esindab siis esindatud häältest 0,49%. Ja nagu öelda, ei hääletanud 200 häält, aga otsus on sellegipoolest vastu võetud ja me saame edasi liikuda järgmise punkti juurde, milleks on kasumi jaotamine. Ja nüüd, head aktsionärid, ma palun teil samuti hääletada ja hääletada siis kasumi jaotamise otsuse üle alljärgnevas sõnastuses. Kinnitada TKM Grupp aktsiaseltsi 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt. Eelmiste aastate jaotamata kasum summas 102 989 000 eurot, 2024. aasta puhaskasum kogusummas 27 477 000 eurot, kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31. detsember 2024 kogusummas 130 466 000 eurot, maksta dividendi 0,65 eurot aktsia kohta kogusummas 26 474 000 eurot, jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 103 992 000 eurot. Ja dividendi õiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse siis 31. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja dividend makstakse välja ülekandega 3. aprillil aktsionäripanga arvele. Ja ka selle otsuse vastuvõtmiseks on vaja, et koosolekul esindatud häältest üle poole on hääletanud poolt ja õige pea tulevad hääletustulemused. Kui kellelgi on hääletamisega veel probleeme, võib samuti käega märku anda. Kõik oma peas teevad lõbusat trummipõrina. Oleme jätkuvalt ootel. Ma teen vahepeal siiski juba väikse sissejuhatuse ja seda 3. päevakorrapunkti, milleks on audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine. Ja ma tutvustan teile meie audiitori kandidaati. Meie ettepanek on valida audiitoriks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers, vastutava partneriga Eva Jansen-Tiiner, kes on täna meiega siin. Ja PwC pakub professionaalset regulatiivsete nõuete kontrolli. Tegu on väga kompetentse ja suure rahvusvahelise kogemustega organisatsiooniga ja mis meile väga oluline, nende võimekas meeskond teostab meie väga pingelise ajakavaga auditi. Ja on saabunud ka kasumi jaotamise otsuse tulemused ja samuti on hea meel tõdeda, et ka see otsus on vastu võetud. Poolt on antud 28 710 107 häält,
mis vastab siis 99,98% häältest. Vastu on antud 1503 häält, mis esindab 0,01% häältest. Erapooletuks on jäänud 3067 häält, mis vastab siis 0,01% hääletanutest ja ei hääletanud taaskord 200 häält, kuid otsus on vastu võetud ja saamegi liikuda viimase päevakorrapunkti juurde. Ja nüüd, head aktsionärid, palun teil taaskord hääletada ja seekord 3. päevakorrapunkti üle audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine ja seda järgnevas sõnastuses. Nimetada TKM Grupp aktsiaseltsi 2025 kuni 2027 aasta majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks aktsiaselts PricewaterhouseCoopers registrikoodiga 1014286 ja audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. Ka selle otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et häälte on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest ja ootame hetke ja varsti ongi tulemused meil juba käes. Kuni tulemused selguvad, ma tahan veel kord tänada meie tütarettevõtet Viking Motors aktsiaseltsi, kes, kui ma ei eksi, siis juba 3. korda on meid võõrustamas. Meie eesmärk on teid tervitada, head aktsionärid, just mõnes meie olemasolevas asukohas. Juhtumisi see kõige sobivam saal ongi siin Viking Motorsil ja loodame, et leiate aega tutvuda ka meie autovalikuga allkorrusel. Ja hääletustulemused on selgunud. Poolt on antud seekord 28 684 712 häält, mis vastab 99,89% kogu häältest. Vastu on antud 7134 häält, mis vastab 0,02% hääletanutest. Erapooletuks on jäänud 22 831 häält, mis vastab 0,08% hääletanutest ja ei hääletanud 200 häält. Järelikult on ka see otsus vastu võetud, meie päevakord on ammendunud ja hea meelega vastame teie küsimustele, kui teil selliseid on. Palun andke käega märku. Ja palun. Küsimus ongi selles, et paljud börsiettevõtted seda ei tee. Ehk ei ole maksustatavad, kõik makstakse välja. Aga Tallinna Kaubamaja Grupp teeb seda pea iga aasta. Et miks see nii on, mis raamatupidamist lipp see nüüd on, et aktsionär ei saa kätte kõike, mis tegelikult me oma koosolekul otsustame. See on üks küsimus. Teine küsimus on see, et juhtkonnas on valdavalt kõik ikkagi tugevama poole esindajad. Aga Euroopa Liit ja meie Vabariigi Valitsuski arvab, et siiski 40% peaks olema siin natuke teistmoodi. Et kas te sellega ka olete nagu mõelnud ja kolmas on, et mis ikkagi saab selle kaubamaja juurdeehitusest, kas see nüüd on nüüd ajalugu või tuleb see ka kunagi? Tänan teid küsimuste eest, kuna meil on veebikoosolekul jälgimine ja kahjuks see tehniliselt ei kõlanud küsimus, siis ma kordan lühidalt küsimust. Et aktsionär saalist küsis 3 küsimust, kõigepealt siis oli küsimus väljamakstava dividendi kohta, mis siis väga humoorikalt leides 65 aastat tegevust ja ettepanek 0,65 senti aktsia kohta dividendi maksta. Küsimus oli maksustamise aspekti kohta, mille osas ma õige pea palun Raul Puussepa siia, et ta sellele vastab. Kõlas ka küsimus kaubamaja arenduse kohta, mille osas ma samuti loodan, et Raul annab teile ammendava vastuse. Ma ise vastan teile ära selle keskmise küsimuse. Küsimus oli siis selle soolise esindatuse kohta meie juhatuses, et nimelt Euroopa Liidu regulatsioonid õige pea näevad ette, et börsiettevõtete juhatuse liikmetest ja nõukogu liikmetest siis kokku 40% oleks alaesindatud soost.
Ja võin teile naisterahvana ja alaesindatud soo esindajana kinnitada, et naised on juba täna kõikidesse otsustusprotsessidesse meil kaasatud. Me juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete puhul tõsi lähtume soo neutraalsusest ja on juhtunud nii, et see on meie põhimõte, et juhatuses on üks isik, kuid juhtkonnas on naisi enamuses ja samuti meie väga paljudes tütarettevõtetes, nii et saan teile kinnitada, et meil on tegelikult selline sooline tasakaal formaalselt igati täidetud. Aga nüüd, Raul, ole hea, võtta sina teise 2 küsimust. Ma kasutaksin juhust seda teist küsimust veel kommenteerida, et esimesele küsimusele vastab ka meile finantsdirektor, kes on naisterahvas. Ja kui rääkida grupi juhtkonnast, siis siin on teie ees 3 juhtkonna liiget, 4 naisterahvas istub saalis. Et sellega on meil tegelikult ka hästi. Kõige suuremat segmenti juhib meil naisterahvas. Aga lähme siis teise küsimusele. Ja küsimus oli maksustamisest ja me maksustame siis oma dividende täpselt nii, nagu Eesti Vabariigi seadused ette näevad. Ja oli siin mõned aastad oli võimalik maksta soodusmääraga, maksustada dividende, kui dividende on makstud 3 aastal järjestikku nagu sellises nagu samas määras, siis seda osa sai maksustada väiksema maksumääraga. Küll aga eraisiku tasandil otsustas Eesti riik, et tuleb maksustada endiselt täismääraga ja siis seetõttu oli eraisik siis kohustatud maksma selle vahe ise kinni, kuid nüüd võin kinnitada, et uued maksumäärad maksab endiselt ettevõtte kinni, nii et juba selle 65 sendi nüüd peaksite saama kätte. Küll on seal hästi väike maksu erisus veel, et kui meil on maksustamata, madalama maksustamismääraga osa alles ja kui me seda maksame välja, siis seal on ikkagi see maksuerisus sees, aga see osa on hästi väike, nii et ma ei tea, kas see üldse on tehniliselt võimalik meil seda nüüd maksta välja, või et kas aktsionär tajub seda kuidagi, aga põhimõtteliselt jah, nüüd siis uue seaduse järgi on see 65 senti laekumas teile pangakontole. Ja 3. küsimus oli vist kaubamaja arendusest. Et jätkame. Et eks me oleme ise ka natuke ikkagi tegelikult frustreeritud või õnnetud, et see on nii pikalt veninud nende logistiliste ja tehniliste lahenduste otsimine koostöös linnaga. Aga me oleme jätkuvalt optimistlikud ja jätkame, et me ei ole seda kuskile maha mõtnud või kalevi alla pannud. Konkreetsetest summadest, tärminitest ja tähtaegadest on vara rääkida. Kas on veel küsimusi? Ja palun. Minul tegelikult on. Ma väga tänan teid asjalike ettekannetest. Ja küsimus on selles, et ma saan aru, et teie grupis töötab 4700 inimest. Ja läbivalt rõhutasite, et eelmise aasta majanduskeskkond oli keeruline. Kas te olete ka pidanud oma töötajaid näiteks koondama? Ja küsimus kõlas siis töötajate kohta, keda meil on 4700 ja oleme rääkinud keerulistest majandusoludest ja küsimus oli, kas oleme olnud sunnitud ka töötajaid koondama. Ja õnneks ei ole. Et me ei ole sunnitud olnud töötajaid koondama keeruliste majandusolukordade tõttu nende palkasid või sissetulekuid vähendama. Et me oleme hakkama saanud loomuliku voolavuse tõttu, tulenevalt siis loomulikust voolavusest, tulenevalt tööprotsesside automatiseerimisest, efektiivistamisest, et me ei ole pidanud kuidagi töötajate kallale minema ja loodame, et seda ei tulegi teha. Kas on veel küsimusi? Ja, palun. Selline küsimus, et küll oli 103 miljonit jaotamata kasumit, et kuidas need on praeguse hetkega rakendatud? Küsimus kõlas siis meie jaotamata kasumi kohta ja kuidas seda on rakendatud? Me kasutame seda meile aktsionäride poolt antud raha ja ettevõtete poolt teenitud raha oma ettevõtete investeeringute tegemiseks ja äri arendamiseks, et on hästi rakendatud. Et kui me vaatame, ma ei oska praegu peast öelda, milline meie omakapitali suhe ja tootlikkus on, et need on aruandes kirjas, et siis need näitajad on igati viisakad vastavalt teistele võrdlusandmetele, et nad on hästi rakendatud. Kas on veel küsimusi? Kuna käsi ei tõuse, meie jääme muidugi veel siia ja hea meelega vastame teie küsimustele, kuid tänase
koosoleku ma loen lõppenuks. Ma tänan teid kõiki, et te saite tulla ja soovin teile head päeva jätku. Nägemist! Aitäh!